Suurõppus Siil on selleks aastaks jõudnud staadiumisse, kus nii-öelda aktiivsem osa on läbi saanud ja keskendutakse lahinglaskmistele. Paneme meiegi kiivri pähe ja läheme vaatame, millega mehed tegelevad. Täna me siis lasime Mistralit ja Bioranni ehk siis õlat lastavat raketiseadet ning täna õhtul veel tegelikult jätkuvad maa-õhk sihtmärgi laskmised käsitulirelvadest, nii et meie jaoks päev veel ei ole lõppenud. No kuivõrd vajalik relvasüsteem Eesti riigikaitse seisukohalt on? Mistral ja Biorann on kindlasti väga olulise tähtsusega hävitajate ja kopterite tõrjel. Kahjuks droonide tõrjel nad on liiga kallid relvasüsteemid ja droonide tõrjumisega me peame kasutama teisi vahendeid. No rääkides hindadest, kui kallid nad siis on? Kui me arvestame, et üks Su-27 hävituslennuk maksab suurusjärgus $30 miljonit USA, siis Mistrali hind on selle skaalal ikkagi murdosa. Meile meeldib endale tuua selline võrdlus, et üks Mistrali lask on võrdväärne sellise S-klassi Mercedes auto hinnaga. Täna lasime siin Mistrali raketti. Mul oli võimalus 2 korda juhendada seda lasku nii-öelda. Päris äge kogemus on. Terve ajateenistus on oodanud seda momenti, et meie rühmast valitigi igast rühmast valiti üks meeskond, kes saab lasta ja ma olen väga õnnelik, et ma sain seda kogemuse. Kui nüüd kirjeldada, mis tunne see seal olla on? No, ütleme alguses eile väike pinge oli, arvasid, et äkki midagi on hullu, aga tegelikult, kuna me oleme nii palju seda trillinud, seda süsteemi ja kõik, et tegelikult ei olnud midagi hullu, suht ikka võimas masin on see Mistral. Mida siis sellega kõike alla tuua saab? No põhimõtteliselt kõik õhutõrjevahend või õhurindevahendid, et helikopterid, lennukid, droonid, ükskõik mida põhimõtteliselt. No ma ütleks ikka suht vajalikud, et kuna nende nii-öelda tabamisprotsent on vist 98%, et need on ikka väga tugevad ja nendega saab ikka suht hästi õhurindevahendeid maha võtta, et ma ütleks, et ikka on vaja. Et vastastel on ka ikka suht palju neid õhurindevahendeid, et meil on ikka neid vaja tõrjuda. Väga võimas, nagu see pauk nägu oli jama täis, aga samas lõi nagu vere käima mõnuga. Kas läks kõik nii nagu plaanitud, et nagu lepasereega? Absoluutselt, nagu kaitseväes ikka. Mis eesmärgiks selline on, et mida sellega neid alla võtta saab? Sellega saab põhimõtteliselt kõike, mis lendab, et tal on 3 režiimi, on kopterlennuk, tiibrakett ja droon saab ka lasta sellega. Kuivõrd hästi ajateenijad hakkama said? Ajateenijad said täna hakkama suurepäraselt hästi, et kõik lasud 9 tabasid sihtmärki, 6 Mistralit, 3 Bioranni ja siinkohal kindlasti selle edu taga on ka väga korralik eelnev drill ja väljaõppe. Kindlasti tulekontrollijad olid täna väga head raketilaskmiste läbiviija, super töö ning loomulikult meeskondade poolt siis lõppsooritus ja ka tulemused näitavad seda enda eest.